Guys, What just happened? tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma pole ammu videot teinud, mingi kuu aega on pausi olnud, aga ma olen tagasi uue videoga ja nagu lubatud, siis see on minu emaga. Niisiis tänaseks videoks on siis see, et me testime 8 erinevat veidrat toidukombot. Ja miks ma ütlen veidrat, on siis see, et need on üldjuhul sellised kombinatsioonid, mida mina igatahes ei ole harjunud sööma. Samuti, minu ema on võib-olla natukene sellisem eksperimenteerivam, sellepärast, et mina näiteks ei salli magusa ja soolase kombot, aga seda tuleb meil täna väga palju ette. Nii et ma juba tean, et ilmselt mulle need asjad ei maitse, aga kes teab. Mõned kombod on siis kirjutatud minu jälgijate poolt Instagramis, nii et järgmine kord kaasa aidata minu tulevastele YouTube'i videotele, siis samuti võite mind followda Instagramis, see on siis Elisabeth Simaniš ja mõned on siis leitud ka lihtsalt internetist. Esimene kombo on siis hapukurk ja ketšup. See on juba selline asi, et täiesti tehtav minu silmis, aga ketšup mulle ei meeldi, kas sulle meeldib? Ja mõnikord ma kasutan seda, mitte just iga päev, aga ikka juhtub. Kasutad või sööd? Söön. Ütleme niimoodi, et meie oleme siis ostnud sellise, ma ei tea ketšupitest mitte midagi, mulle ausalt ei meeldi ketšupid. Kui midagi muud ei ole, siis võib, aga muidu ei taha. Minu tehtud soolakurgid, päris ehtsad soolakurgid ja vaatame siis, mis saama hakkab. Lõikan nad siis pooleks ja ilmselt tuleb seda ketšupit siia peale pigistada. Nii, et oleks ikka korralikult. Lõikame veel natukene. Ma nagu ei saanud sellest Pikkupidi. No, teeme nii. Teeme niimoodi, et saaks rohkem seda ketšupit sinna peale panna. No. Ma ütleks, et mina ei jää sellest küll midagi ilma, kui ma seda ei söö. Ja mina ka samuti. Mulle, ütleme niimoodi, vastu ei hakanud, aga halb ta nüüd ka ei olnud. Täiesti söödav. Jah, ütleme niimoodi, et see meenutas võib-olla seda, et sa panid burgeri sisse seda sama kurki ja seda ketšupit ja täpselt. Saia vahele. Aga kuna ta siiski ei olnud nii hull, siis ma annaksin sellele 50 söödav, aga mitte midagi ütlev, ehk siis täpselt vahepeale. Jah, kindlasti. Halb ei olnud, võib-olla siis 6. 6 on ikka parem, jah? Okei. Ja. Ma võtsin kohe teadlikult selle järgmise kurgi, sellepärast, et järgmine kombo on ka kurgiga, aga seekord siis hapukurk pluss maasikamoos. Maasikamoosi meil ei ole, aga mingi väga hea lõhna ja maitsega moos meil on igatahes ja ma loodan, et see siis sobib. Minu puhul ananas ei käi pitsa peal ja sul? Võib-olla. Aga pigem mitte või sul ei ole vaja üldse? No maitset ei rikku. Võib-olla, võib mitte olla. Okei. Sobib nii ja naa. Nii siis edu meile. No ei ole hea. See oli maitsete üleküllus, ütleks liiga palju maitseid. Meie kurk siin on hästi hapu ja see moos siin on ka omamoodi. Ehk siis see kõik oli hästi tugev ja nagu ühes pundis, nii et mina annaksin sellele ilmselt 20, sest rohkem see ei vääri. No mina jätan ta sinna 3 peale. Et ma arvan, et nendest asjadest, mis siin edasi tuleb, on kindlasti mingi asi veel hullem. Jah, seda küll. Seda ma oskan sulle lubada. Järgmiseks, natuke nüüd rahulikum peale sellist suurt tormist olukorda, on siis kurk suhkruga ja seekord siis värske kurk. Ja kas sulle tundub vastik või? Ma ei tea, ma ei kujuta ette, ma pole iial seda sellisel moel söönud. Aga see ei tundu ju nii hull. Kurk ei ole ju väga soolane, ta on siuke vesine. Neutraalne täiesti. Ja. Niisiis, me oleme nüüd valmis seadnud endale sellised värske kurgi ja suhkru sellised snäkid, ehk siis palun. Ja proovime siis selle imelise asja nüüd järgi. Selle neelab ka kuidagi alla. Jah, ma ütleks, et ta on normaalne. Kas ma seda niimoodi avastaksin nüüd, et vau, milline šedööver, et ma hakkan nüüd edaspidi niimoodi sööma, jällegi mitte. Aga tead, mis mulle meenutab? No. Arbuusikoort. Jah. Seda rohelist osa. Mingi arbuusikas maitse on, jah. Olen täiesti nõus.
ma arvan, et ma panen sellele 6, sest ta on söödav, aga noh, suva. ma isegi panen 7. Arbuusikoor, Okay. roheline osa, arbuusi roheline osa. Okei. Järgmine kombo nõuab siis õuna, soola ja pipart. Põhimõtteliselt jah, siis õun, millel on siis sool ja pipar. Siin on meil ka siis sool ja pipar ja ma panen kohe mõnuga kõike seda siia peale, et oleks kohe mida hinnata. pane. Aitab külma. Seda on natuke vähe. Ei ole. No, soola saad piisavalt. Üks tükk. ma võtan selle kõige soolasema tükki. Ei, see hakkab südamest pahaks. ei lähe. Sellised näevad siis välja need õunakesed. Ja noh, Prosit. lõhnab hästi. no, võtame veel. nii, minu hinnang asjale kõlbab küll. Kuidagi neelab alla, vabalt, isegi vabalt neelab alla. ma paneksin sellele isegi 8, sest mina kasutan õunu teinekord salatis ka. kõlbab. Pole paha. sinu nävi. 1. Järgmine. See katastroof on meil nüüd siin. Enam ei taha sellega kokku puutuda. Aga järgmine, mis läheb siis aina hullemaks, on siis banaan majoneesiga. Kuidas sa tunned ennast seda kuuldes? ma arvan, et see ei ole hea. Kas tõesti? Kus sa need retseptid võtsid siis? No minu jälgijad, head jälgijad ja internet. Miks need tükid nii suured peavad siis olema? Et oleks ikka tervet maitset tunda, mis me koonerdame siin. Ja ikkagi muidugi majonees. See on siis see majonees, mida meie pere sööb. Igal perel oma majonees. Ma ei kujuta ette, et see hea on. No võtta kätte siis. Ja mina pean siis suurema võtma. Jaa, Kes mina vihkan? ise lõikasid. Oh. Mina paneksin 20, mitte rohkem. No see ei maitsenud mulle üldse. Tead, mulle väga maitseb meie majonees. Kohe seda tundsin, ma ütlesin, kui hea, tavaliselt olen harjunud munaga seda sööma. Siis hakkas tulema kuskilt banaan. Minu järgmine mõte, oi kui vastik on ju. Aga lõpuks, kui see majonees haistus ära, siis jäi alles banaan. Ja minu jaoks see oli nagu talutav olukord. Nii et ma annaksin ilmselt 40. Ta ei ole hea. Aga ta ei olnud niimoodi, et ma nagu öökima hakkaks. Sest see õun oli palju hullem. Kuigi ta tundub, et ta on siuke lebo on ju. Nüüd aga on siis jäänud 3 viimast ja need on reaalselt kõige hullemad. Väga suur armastus on inimestel viimasel ajal friikartulite ja jäätise kombo vastu. Mina sellest aru ei saa, aga ma olen kuulnud, et see on tõesti hea. Nii et proovime siis ära friikartulid jäätisega. Niisiis on meil siin selline jäätis. Ma tean küll, et seda on harjutud sööma nagu mingi McDonaldsi nende jäätiste ja friikatega. Siis väiksed friikad, homemade. Võtame siis ilmselt otse siit siukesse vedela. Ma lasin sellel sulada vedela jäätise ja võtame siis siit seda friikat. Tipitame selle, vaata, friikas on muidu hea. Selle siia sisse. Sa paned, ma ei tea, laseme siis hea maitsta. Imekombel. Friikad on soolased, jäätis on magus, täiesti söödav. Nii ma ei ole mitte kunagi söönud, aga praegu ütlen ausalt. Proovige ka järele. Päris söödav. 10. Ma arvan, et midagi paremat me rohkem ei saa. Täiesti söödav. Siinkohal ma ei saa öelda, et ma olen päris nõus, sest mulle ei meeldi magus ja soolane koos. Aga teate, see ei olnud tõesti hull. Siiani ikkagi kõige parem kooslus. Jah. Oleme ausad. Oleme.
ja ma annan sellele ilmselt siis 7,50. Nüüd siis meie eelviimane kombo, milleks on siis kartulikrõpsud ja Nutella. Kuidas sa suhtud sellisesse? Ma ei oska suhtuda, sellepärast, et ma seda ei ole ka kunagi proovinud koos vähemalt. Ja ei ole ma krõpsude sööja eriline ja ei ole ma ka Nutella tarbija. Et väga harva. Sama siin. Meie kodus neid asju tavaliselt ei ole. Väga harva. Ja. Nii siis mul kõrgeid lootusi pole, lootusi, sest nagu öeldud, ananassi ei käi pitsa peale. Nii. No ma ei tea ka 20. Rohkem ei saa. Krõpsu võib süüa, Nutellat võib süüa, aga kõik eraldi. Ma kohe võtan sõna. See, mis ma siin praegu tegin, et sõin, see võis olla nüüd väga eksitav. Sellepärast, et ma ei saanud aru nagu sellest pointist, et miks ta siis nagu nii hea peaks olema. Ja sellepärast ma sõin ka järjest neid. Ja siis ma sain aru, et see soolasus on selle Nutella poolt nii kõvasti nagu ära maetud sinna, et see muutub nagu selliseks magusaks krõpsuks, niimoodi, et see ei ole enam soolane, ainult alguses on. Ja sellepärast ma sõingi ja mõtlesin, et no okei, aga ega minule ka ei maitse, lihtsalt ma saan aru, et ta on siuke normaalne. Et siin ei ole nagu midagi katastroofilist. Kui muud midagi süüa ei ole, no siis ma arvan, et iga inimene sööb ükskõik mida ja ükskõik mis kombos. Aga kindlasti jääb see minu toidulaualt ära. Kuna see on eraldi meie toidulaualt puudu, see tavaliselt ei ole meie toidulaual, siis seda enam koos me ei hakka seda elu sees tarbima. Vähemalt mina mitte. Tead seda tunnet, kui on nagu korra aastas Nutella ja krõpsuisu? No minul on. Tahaks krõpsu. Ikka juhtub, isegi minul juhtub. Nutellat. No nüüd ma saangi seda siin kodus süüa, aga järgmine kord näeme siis juba aasta pärast selle sama komboga ja siis ma kindlasti niimoodi miksituna ei söö. Viimaseks otsustasin ma jätta siis selle kõige rõvedama ja õudsama ja südant lõhestavama ja purustavama ja luud murdva ja kaela kahelpidi pöörava kombo, milleks on siis vaniljejäätis koos sojakastmega. Kes ajugeenius sellega välja tuli? Ma tahaks temaga isiklikult rääkida. Tahaks temaga paar sõnavahetust teha. Ja tahaks küsida, mis toimus tema väikses peas. Mis ajendas teda selliseid asju koos sööma? Vaata, see on see, et kuskil on ju need toidukombad sündinud. Mis olukorras tema otsustas, et sushi ja väike jäätis. Palan äkki juurde. No, ma tahangi teada, kes see inimene oli. Kirjutage mulle kommentaaridesse ja ma võtan temaga ühendust. Kuna meil siin emaga on 2 erinevat lahkarvamust, et kas ananass käib pitsa peal või mitte, siis kirjutage kommentaaridesse, kas ananass siis käib pitsa peale või ei käi. Ja kui te olete juba siin, siis pange videole like ja subscribe'ige sellepärast, et see, mis ma siin praegu hakkan tegema, ma ohverdan enda vaimset kui ka füüsilist tervist selle nimel, et teil oleks huvitav. See ilus hetk on nüüd käes. Okei, aitab. See näeb juba disgusting välja. See näeb nagu karamellisoust siin peal. Ma ei saa näidata päris õigesti. Niisiis, segame selle kauni eluka. Ära nüüd liiga. Me peame seda tegema ju, noh. Mis ära nüüd liiga? Ega mina seda kombot välja ei mõelnud. Nüüd see näeb välja nagu huvitav möks. Ma ei oska sellele nime anda. Ongi jah nagu karamellisiirup. Enne seda, kui me selle suhu paneme, soovime üksteisele head õnne, ilusat elu ja tugevat tervist. Kas ma pean selle alla neerama? No, tegelikult ei pidanud. Et ikka kindel olla, et te subscribe'ite, ma võtan teist korda veel. Teil on aega nii kaua, kuni ma seda mälun subscribe'ida. Te parem olete subscribe'inud. Kes iganes nii sööb siis, ma ei tea. Müts maha. Müts maha. Jäätis eraldi, no super. See on mu lemmik magustoit. Aga kokku ma ei paneks nüüd mitte iie.
see oli katastroof. see ei ole hea. Sooja maitse lööb üle, aga jäätise see hea magusus ja kõik need, no ma ei tea, need ei sobi kindlasti kokku. Proovige kindlasti järgi. Jaa, siis te proovige. saate äkki aru, mida me mõtleme. Sest see oli tõesti kohutav. Aga jaa, ilmselt see saab siis nagu -10, 10-st. Jah, meil mõlemal on ju. Jah. Et see ei olnud küll mitte midagi head väärt. Aga selline oligi siis see video ja järgmine video ma ei oska lubada, millal see tuleb. Aga andke teada, äkki teil on mõni idee samuti. Äkki tahate minu ema uuesti näha. Ja jah, võite mind TikTokis ja Instagramis jälgida, kõik on minu nimeline ja muidugi ka siin. Mina ei oskagi kuidagi seda videot õigesti lõpetada. Ma annan teatepulga edasi ja ütle siis paar tarkusetera siia lõppu. Kui me peale seda kõike proovimist ei külasta täna ühte asutust, siis me oleme juba võidus. Kuldsed sõnad.